Meiega liitub selle teema arutamiseks Sharmaki Ali, poliitikaanalüütik, kes on meiega Londonist. Sharmaki, kui Araabia Ühendemiraadid tunnustaksid ametlikult Somaalimaad, kui suur diplomaatiline läbimurre see oleks? Mitte ainult Somaalimaa jaoks, vaid kogu Aafrika sarve jaoks. Esiteks, aitäh, et mind kutsusite ja ma arvan, et alustasite suurepärase ja aktuaalse küsimusega. Ja ma arvan, et vastuseks teie küsimusele saab see olema tohutu, eriti somaalimaalaste jaoks. Ja ma arvan, et me oleme näinud, kuidas Somaalimaa ja Araabia Ühendemiraatide suhted on juba aastaid kasvanud, süvenenud ja tugevnenud. Ja tegelikult võiks ametlik tunnustamine võimaldada Somaalimaal saada juurdepääsu olulistele asjadele, näiteks finantssektorile, mida ta praegu nii väga vajab. Ja vajab selleks, et jätkata oma riigi arendamise teed. Kuidas peaksime tõlgendama seda, et Somaalimaa esimene suursaadik esitas oma volikirjad Iisraelis just Somaalimaa iseseisvuspäeval? Kas sellest saab võib-olla pretsedent laiemaks tunnustamiseks? Ma arvan, et see on Iisraeli riigi poolt väga sümboolne žest. Ja ma arvan, et paljud Somaalimaa elanikud on seda märganud ning tunnustavad seda fakti. Suursaadik Mohammed Hadži esitas täna, 18. mail, oma volikirjad. Kui ma nüüd kiiresti õigesti ütlen, siis täna ei ole tegelikult Somaalimaa iseseisvuspäev, vaid see on päev, mil Somaalimaa taastas oma suveräänsuse 35 aastat tagasi. Somaalimaa iseseisvuspäev on 26. juunil. Nii et meil on ka järgmisel kuul rohkem põhjust tähistada. Hea täpsustus, aitäh Sharmaki. Kui rääkida Türgist, Katarist, Hiinast, Iraanist, kes kõik püüavad laiendada oma mõjuvõimu Punase mere ja Aafrika sarve piirkonnas, siis kas Somaalimaa tunnustamine on ka viis, kuidas Iisrael ja võib-olla ka Araabia Ühendemiraadid saaksid neile rivalitsevatele jõududele piirkonnas vastu astuda? Ma arvan, et kui seda niimoodi raamida, siis jah, see on õige. Ma arvan, et seal on kindlasti võimalus, nagu me juba näinud oleme, et Iisraelil on esimese tulija eelis. Ja me näeme tänavatel iga päev kasvavaid sidemeid, inimestevahelisi sidemeid. Ma arvan, et Somaalimaa asub, nagu me oleme lugematuid kordi kuulnud, väga strateegilise veetee ääres. Ja tegelikult ma arvan, et mis veelgi olulisem, Somaalimaa inimesed ja riik ise on tegelikult võimelised tegema ja tooma maailmale palju rohkemat, kui nad praegu tunnustamata riigina suudavad. Aga tunnustatud riigina usun, et Somaaliland saab toetada oma liitlasi ja teeb nendega koostööd. Et tagada, et need olulised veeteed oleksid vabad piraatlusest ja igasugustest tegudest, mis soovivad destabiliseerida Somaalimaa vabariigi ja tema liitlaste huve. Kas sul on mingid sõnumid Sharmaki Somaalimaa rahvale sellel pidupäeval? Jah, pidutsege, nautige, aga pidage meeles ka sadu tuhandeid inimesi, kes ohverdasid oma elu genotsiidi käigus, mille pani toime Somaalia riik, kui ta okupeeris vabariiki. Aga kindlasti nautige, sööge palju ja lõbutsege. Sharmaki Ali, aitäh, et olite täna meiega i24 News Englishis. Väga tore oli teid siin näha. Suur tänu, aitäh, et mind kutsusite. Tagasi siin stuudios, Mark, Somaalimaa esimene suursaadik esitab nüüd oma volikirjad siin Iisraelis. Iisraeli vaatenurgast, kas see on sümboolne diplomaatiline samm või on see tõesti osa sügavamast strateegilisest huvist ja muutuvast strateegiast seoses Aafrika sarvega? On ilmselge, et Aafrika sarv on väga oluline piirkond ning see on tähtis ka Iisraelile ja head suhted Somaalimaaga muudavad mängu täielikult. Samas on see palju laiem või ainult Somaalimaa. Me räägime teisest Aafrika riigist, teisest moslemi enamusega riigist, mis loob diplomaatilised suhted Iisraeliga. Ja kui vaadata suurpilti, siis on see tegelikult väga optimistlik, sest Iisraelil on täna suhted üha rohkemate Araabia riikidega, üha rohkemate moslemi riikidega, üha rohkemate Aafrika riikidega. Siil, kus uks oli varem suletud, on uks nüüd avatud. Hiljuti ilmusid teated, et selle sõja keskel külastasid Iisraeli ametnikud, kõrged Iisraeli ametnikud, igasuguseid huvitavaid riike Pärsia lahe piirkonnas. Ja see on vaid see, mida me kuulujuttude põhjal teame. Kes teab, mida me veel ei tea? Ja ma olen kindel, et kui see kõik läbi saab, näete te üha rohkem Araabia ja moslemi riike oma uksi Iisraelile avamas. Sest nad mõistavad, et Iisrael ei ole mitte ainult piirkondlik suurvõim,
vaid Iisrael on ka positiivne jõud. Ja veel üks asi. Me kuulsime varem Pakistanist, eks? Aga Pakistan on moslemite enamusega riik. See on väga uhke, et on moslemi riik. Aga kui Pakistan tahab, et teda selles maailmaosas rahupartnerina tõsiselt võetaks, peab ta hakkama Iisraeliga rääkima. Sest ei saa öelda, et usud rahusse ja stabiilsusesse, kui samal ajal on sul vaenulikud suhted ühe piirkonna tähtsaima riigiga.